Kallid emad, isad, õed ja vennad, armsad sugulased ja sõbrad, head külalised. Juhatan sisse Hugo Treffneri gümnaasiumi 2024. aasta 12. klasside lõpuaktuse. Kuid enne veel juhin teie tähelepanu järgmistele asjadele. Kõigepealt, palun lülitage aktuse ajaks välja oma mobiiltelefonid. Ja teiseks, lõpetajate õnnitlemine toimub pärast aktuse lõppu. Aitäh! Ja nüüd palun kõigil õpetajate ja lõpetajate sissemarsiks püsti tõusta.
Kallid lõpetajad, mul on siiralt hea meel, et ma saan siin ja täna teid kõiki õnnitleda kooli lõpetamise puhul ja tõdeda, et pärast 3 aastat Treffneris külmetamist olete te lõpuks jõudnud siia, gümnaasiumi lõpuaktusele. William Shakespeare on öelnud, et elu on rooside ja okastega palistatud tee. Nii et isegi kui kunagi ammu millalgi 11. klassis enne mõnda muusikatööd oli teil hilistel õhtutundidel midagi tõeliselt suurejoonelist jooksil ja hommikul kooli võib-olla jõudnudki, siis sellest hoolimata olete tänaseks hakkama saanud kõigi eelmainitud raskete aegadega ja ületanud kõik teie teele seatud nii-öelda okkad. Olete üle elanud 14 arvestuste nädalat, sooritanud tugematul hulgal tunnikontrolle ja kontrolltöid. Olete kõik ära kaitsnud oma UPT-d. Te võite endale uhkust tunda, sest tänasega saab läbi teie senise elu üks suurematest etappidest. Juba tänasest võite end sirgeseljaliselt nimetada HTG vilistlasteks. Ja kui mõni teist tunneb, et on selle 3 aastaga hoopis rumalamaks jäänud, siis üks Ameerika filosoof on ka seda öelnud, et haridus ongi oma rumalusi jätkuv avastamine. Ma loodan, et tänane päev on teile meeldejääv, täis rõõmu ning omalt poolt soovin ma teile kõigile palju õnne lõpetamise puhul ning tuult tiibadesse. Ma palun lavale Hugo Treffneri gümnaasiumi direktori Ott Ojaveeri. Kallid treffneristid, head vanemad, külalised, kolleegid. Õnnitlen meid kõiki Treffneri gümnaasiumi järjekordse lennu lõpetamise puhul. Meie keskel on 173 noort õnnelikku inimest, kes õige varsti saavad lõputunnistuse. Mida see lõputunnistus tähendab või tähistab? Head õpetajad, te teate küll ju seda vana mantrat, et Treffnerisse, ülikooli ja siis haljale oksale. Aga pigem rõhutaks täna, et Treffneri lõputunnistus tähistab edasiõppimist ja enesearengut ja heaks inimeseks olemist selle kõige paremas tähenduses. Me oleme välja uurinud, kuidas tänati esimese Eesti Vabariigi ajal meie koolis õpilasi. Täpsemalt aastal 1935 parimatele kingiti raamat koos sissekirjutusega. Käesolev raamat on annetatud korraliku käitumise ja õppeaineis silmapaistva edasijõudmise eest. All direktori Konstantin Treffneri allkiri. Sel aastal kingib vilistlaskogu kooli kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele samasuguse sissekirjutusega. Meie vilistlase Juhani Pütsepa koostatud raamatu 82 Eesti paigakest. Tänutäheks ja mälestuseks Tartus õpitud aegadest. Koos direktorite allkirjadega 1935 ja 2024. Sirvige ja lugege seda raamatut. Leidsin sealt tuttavaid paiku ja üksjagu äratundmist, kauneid loodusfotosid, aga ka palju avastamisrõõmu. Näete, kui ilus on meie Eesti. Kodavere, Elva, Koeru, Koorküla, Peipsi, Kasepää, Pangodi. Lähiaastatel võib olla nii mõnigi teie õppimise tee teid Eestist eemale ja miks mitte olla mõnda aega ära, et siis koju tagasi tulla. Ja loodetavasti seote end ikka tulevikus Eestiga, sest need 82 ja rohkem paigakest Eestimaal vajavad teid väga. Mille poolest see lend meelde jääb? Eelkõige teile endile ajajooneks. Te lõpetate aastal, mil Tartu on kultuuripealinn.
Jääb meelde kevad 2024, kui teie hulgast oli erakordselt suurearvuline üleriigilisel uurimistööde konkursil lõppvooru kutsutuid. Õpilaskogu oli väga nähtav, tajusime omavahelist head koostööd ja head läbisaamist ja edasiviivat koostööd. Teie hulgas on häid sportlasi, akadeemiliselt võimekaid õpilasi, väga erinevate huvidega noori inimesi. On hoogu ja sära, tegutsemistahet ja märkamist. Kuid mis peamine? Te olete kõik meie kooli õpilased ja me oleme üksteisele toeks olnud. Teil kõigil on ees valikuvõimalusi, leidke vaid see õige. Hiljuti ütles meie president, küll ühes teises kontekstis, kuid see sobib suurepäraselt ka tänasesse päeva. Tsiteerin. Me tihti kardame suhelda nende inimestega, kellega ühel nõul ei ole. Väga meeldiv on arutada maailma asju inimestega, kes on meiega ühel meelel. See on ju arusaadav ja väga-väga inimlik. Aga teinekord tuleb ikkagi ka suhelda ja leida ühisosa nendega, kes võib-olla ei ole seda meelt, mis meie oleme. Tsitaadi lõpp. Ja see on elus väga oluline oskus, oma seisukohti selgitada nii, et tekiks inimestevaheline mõistmine. Loodan väga, et olete selle nii olulise oskuse endale Trefooniast kaasavaraks saanud. Sest mulle tundub, et järjest enam hinnatakse töövestlustel valikuprintsiibina suurepärast suhtlemisoskust ja teineteisega läbisaamisoskust, teiste mõistmist. Kui kohtume teiega taas koolimajas 10 aasta pärast, ehk siis lendude kohtumisel ja kui mängiks siis Kahooti. Kas teil on meeles näiteks, mis raamat medalistidele kingiti ja kes on autor? Või kes teie õpetajatest on seda öelnud? Minu tunnis võite flirtida ainult minu ja ühe keelega, vihjeks ladina keelega. Käigukast on teadupärast nõrga auto järeleaitamisvahend. Raamatud, kui te neid ei osta, siis vähemalt nuusutage neid. Õnne 13 ei saaks head ooperit. Või siis ka selline. Käed püsti, kes on Urvastest pärit. Ei ole keegi, seal ju ometi elab inimesi. Mind valdab täna tänutunne. Olen tänurik abiturientidele pingutuse ja pühendumise eest. Olen tänulik kolleegidele ja vanematele. Mõelgem hetkeks, mis rolle täidab õpetaja õpilase vaates. Õpetaja kui oma aine hea tundja ja edastaja ja innustaja, kontrolltööde, arvestustööde ja järelarvestustööde parandaja ning lohutaja, kuulaja, aitaja, suhte korraldaja ja diplomaat, reisikorraldaja, rahakoguja ja muidugi klassijuhataja. On ju nii, et õpetaja teeb oma tööd ja annab, võib vist küll öelda, et pea kõik endast oma õpilastele. Mõtlemata, mida ta selle eest õieti tagasi saama peaks või mida tagasi saab. Ja nii aastast aastasse. Kuid ometi peab ka õpetaja enda jõuvarusid taastama, et õpetaja jaksaks olla vaimselt virge ja teeks oma tööd kirega. Head abituriendid, tänased lõpetajad, teil on õhtul koolimaja aulas võimalik
oma õpetajaid tänada. Selleks ei pea kulutama raha ja lillepoodi tühjaks ostma. Aitab heast sõnast, mõnest meelde jäänud tähenduslikust hetkest, mida koos meenutada. Kasutage seda võimalust. Aitäh teile, vanemad, usalduse eest. See, et olete kooli usaldanud, on olnud ütlemata tähtis. Aitäh teile, armsad kolleegid, südamega tehtud töö eest. Täna ulatame lõpetajatele lõputunnistused. Oleme õhtul veel kõik koos koolimajas, koos tänaste vilistlastega, kus juttu võib jätkuda hommikutundideni. Head trefneristid, tänased vilistlased, leidke oma tee. Ma soovin südamest, et te oleksite seda teed käies õnnelikud. Elagu Trefonia ja ilusat suve kõigile! Ja juba ongi järg meie tänase päeva peategelaste käes. Abituriendid Annika Aho, Miia-Isabel Anipai, Lilian Hindrikson, Uku-Mihkel Kolka, Jaagup Konksi, Emma Luht, Mart-Niko Pensius, Maia Serv, Joonas Teder ja Maria Terep esinevad Liisi Koiksoni lauluga Üle vee. Üle vee sinise viib meid tee kaugele, kiiluvees vahuviir, saatmas luige parvlaeva on siin, südames silmapüür, silmades päiksekiir, valges vahus on peidus kõik lood. Kutsumas on vetevood, üle voogava vee viivad teed, läbi lainete kutsuvad need. 1000 tähte on täna meid ootamas ees, ma kutsun sind kaasa sel teel, ma kutsun sind kaasa sel teel. Veel sinise üle vee sinise. Süda lööb ärevalt sees, üle vee sinise viib meid tee kaugele, südame silmapiir. Üle vee sinise viib meid tee kaugele, kiiluvees vahuviir, saatmas luige parvlaeva on siin. Läbi lainete kutsuvad need, 1000 tähte on täna meid ootamas ees ja süda lööb ärevalt sees, üle voogava vee viivad teed, läbi lainete kutsuvad need. Silmapiiril on lautus, mis helendab ees, ma kutsun sind kaasa sel teel. Ma kutsun sind kaasa
sinise üle vee, sinise. Klassijuhatajate poolt on sõna 12. B-klassi klassijuhatajal, õpetaja Indrek Pajuril. Austatud lõpetajad ja head külalised ning mõistagi hindamatud kolleegid. Kui otsida teemat, mille üle kindlasti ja korduvalt vaieldud on, siis on see päriselu ja kunsti omavaheline suhe. Näiteks meie igapäev võrdluses ühe, teise või kolmanda autori tehtud filmiga. Võib tõstatada küsimuse, et kas mõni film on suisa nii hea, et see on põnevam kui meie enese elu. Teistpidi lähenedes võiks aga küsida ka seda, et ehk on olemas mõni film, mis on tabanud inimeste elu ja tegevust nii hästi, et vaadates filmi vaatakski justkui iseenda elu. Mulle tundub, et taolise süviti mineva tunnetusega filme eksisteerib ning vähemalt üks neist saab aidata väga hästi kokku võtta ka viimased 3 aastat Treffneris. Mis on aga veelgi parem, on see, et sellise filmi võime leida otse maailma kinematograafia varasalve tipust, sõna otseses mõttes liikuvate piltide kuldsest triost. Hea küll. Osad hakkasid juba muretsema tõenäoliselt ja mõtlema, et kust otsast see, mis Treffneris toimus, peaks Titanicule sarnanema. Olge rahulikud, ei peagi. Titanicule ma viidata ei soovi, kuigi vaieldamatult on teatav poeesia nendes sõnades ja meelekindluses, millega mõni tegelane kinolinal nendib, et see laev ei saa ju uppuda. Kui mõni usinam hakkas juba iseseisvalt otsima paralleele Sõrmuste isandaga, siis pean kurvastama, ka sellest filmist ei tahtnud ma rääkida, ent mööda minnes ei saa jätta tõdemata, et mõningat äratundmisrõõmu pakub innukas ja keskendunud Gollum meile ju küll. Kuuldes kulla kutsete, pigistame ju kas või kivist vee välja. Kui aga 3 aastat Treffneris ei ole nagu päris Titanic ja Sõrmuste isand ka mitte, siis millega võrdlemise väärilised nad üldse olla saavad? Maailma filmikunsti kuldse trio 3. element, selle tõeline pärisosa on meil ju seni täiesti mainimata. Linateos, mille nüansid on Treffneri igapäevas kõige tuntavamad, võiks isegi öelda, et Treffner pähklikoores, see ei saa olla ju muud kui viimne reliikvia. Kui noored inimesed Treffnerisse jõuavad, on paljud neist algatuseks sageli justkui eksinud või arusaamatuses. Mis koht see on, mida siin tehakse, miks seda kõike tehakse? Sellised küsimused võivad peas ringi tuhiseda hulgakaupa ja suurel kiirusel. Mõni rebane jätab tõsimeeli sellise mulje, et kui ta käest küsida, mida sina siin koolis teed, siis vastaks ta tõenäoliselt, et vanemad panid pattude pärast. Tarvitseb aga uustulnukal mõnes tunnis istet võtta ja ringi vaadata, kui korraga ründab tõdemus, et enam ei saagi ainuisikuliselt Liivimaa parima ratsutaja tiitlit nautida. Terve klass on Liivimaa parimaid ratsutajaid täis ja nende kõrval silma paista võib olla ütlemata keeruline. Kui siis veel ka vale koha peal suu lahti teha, ei pea kaua ootama, kui tehakse selgeks, et Treffneris lobisemise eest palka ei maksta. Siis aga saabub hetk, kui kogu tahtmisest, tublidusest ja särast hoolimata on vaja minna oma esimesele järelarvestusele.
ja siis teisele ja võib-olla ehk isegi kolmandale. Kuigi järelearvestuselt töid jaganud õpetaja ei öelnud seda kunagi, võis tema karmi ja kontrolliva pilgu taga ennast ometigi varjata abtissi enese nukker tõdemus. Nimelt, okkaline saab olema sinu tee püha tõe poole. Näib, et tänaseks on see kannatuste rada siiski vaprasti läbi sammutud ja pühad tõed leitud, olgu nad siis millised tahes. Kui Treffneri kollektiiviga liitunu oli esimestest karidest ning madalikest mööda purjetanud ja laeva kooli tegelikku sõiduvette saanud, võis aeg-ajalt ikkagi ründama tulla eksistentsiaalne ja 101% agneslik küsimus. Mis meist saab? Kes teie seast pidi viimase 3 aasta jooksul ise samale küsimusele vastust otsima ja sealjuures näiteks mõnelt sõbralt või klassikaaslaselt abi sai, siis tänage oma kaaslast, kas või palju hiljem ja tagasiulatuvalt. Näiteks filmis ei osanud Gabriel sellise küsimuse peale Agnesele midagi kosta. Aeg-ajalt võisid igapäevast Treffneri idülli raputama ning elavdama tulla viljakad kontaktid välismaailmaga. Mõnel õpilasel rohkem, mõnel vähem esines tõenäoliselt olukordi, kus kurikavala näoga lähenes aineõpetaja ning hakkas pihta järgnevas võtmes jutuga. Ülimalt tähtis asjaolu, erakordne ülesanne, kutsub sind kloostri varjulisest rüppest, paastu ja palve juurest maailma minema, et teisel viisil meie issandat teenima. Sellise sissejuhatuse peale oli kõik selge. Taas oli võimalik suunduda mõnele olümpiaadile, võistlusele, viktoriinile, konkursile, 3, 5 või X-astme Zen-kooli kohtumisele enda ja kooli tublidust näitama. Veel kord suur tänu kõigile täna lõpetajatele, kes 3 aasta jooksul nii palju julgust kogusid, et kas või korra kloostri varjulisest rüpest välja astuda ja oma vaimumõõga vahedust või Ferenc Puskase stiilis pommlöögi tugevust teistega võrrelda. Teie teeneid ei unustata. Mõnel teisel hetkel võis seevastu peale tulla tunne, et kooli kirjeldavad kõige paremini mässajate pealiku sõnad, kes tõdes, mitte küll kooli, vaid kloostri kohta, et see on kurjuse ja vägivalla pesa, kus inimesi kui vange kinni hoitakse. Kinni hoitavate inimeste põgenemiskatseid või linnaloalt tagasi pöördumata jätmist tuli ju tihti ette. Mis muu seletaks seda, et ikka ja jälle oli keegi episoodiliselt puudu ning mitte seal, kuhu ta justkui oma vaba tahte alusel ise tulnud oli. Hea küll. Eks me kõik teame seda seletust. Me teame, miks oldi puudu. Kodused põhjused. Filmis ootas Gabriel Ivot pikalt ja põhjalikult, lonkava konnakõrtsis. Ootas ja Ivo ei tulnudki, mis peale ilmnes, et Ivol olevat täna laulatus. Eks seegi ju teatud sorti kodune põhjus. Aga kui aus olla, siis tegelikult on õpetajad aastate jooksul korduvalt ja samas stiilis saanud mõnda inimest või tema tööd otsida ja oodata ning lõpuks tõdeda, et inimest ei tulnudki või tööd ei nähtudki. Aga ometigi oleme me täna ju siin. 3 aastaga said kooli toimimine ja sellele omased põhimõtted enamusele tänastest lõpetajatest tõenäoliselt suhteliselt hästi selgeks. Nii mõnigi võis kogeda ja selle peale üllatuda, et see, mida ütles elu kohta koolis, üks või teine tähtis paber, polnud sageli see, kuidas elu tegelikult arenes. Oli hetki, kus nii mõnigi leidis ennast Gabrieli stiilis kuskilt sügavast august, lootusetult kükitamast, aga siis viskas
ootamatult mõni hea inimene sinna köie, mille abil ennast välja päästa. See on Treffner. Üks on kirjas, teist me teeme. Ja siis me lõpetame. Kurvastust võib tekitada see, et tarvitseb ainult mingi süsteemiga kokku sulada, kui juba see sama süsteem sind enda küljest lahti haakima hakkab. Paratamatult tekivad muremõtted, kurvad küsimused. Kas on elu väljaspool Treffneri seinu? Kas see on lõpp? Ja ainult natukene filmi parafraseerides tõdegem, see ei ole lõpp, kõik kestab edasi. Selle lõpuaktuse pärast ei lõppe veel meie püha üritus. Aidaku meid, Hugo. Tõepoolest, Treffner kestab edasi ja ka teie kestate edasi ning kõik jätkub lihtsalt veidi uuendatud kombinatsioonides. Ärge olge kurvad, vaid olge rõõmsad. Võtke kaasa kõik õpetlik ja ehitage selle pealt edasi. Unustada ei maksa ehk sedagi, et kuna kõik kestab edasi, siis on ülimalt tõenäoline, et veel tulevikuski läheb teil Treffnerit ja Treffneril teid tarvis. Ilma reliikviata ei saa me keegi läbi. Ainult sellest arusaamiseks, et milline ta on või kus ta asub, võib minna aega. Kas viimased 3 aastat päris sellises vaimus kulgesid, nagu eelnevalt kirjeldatud sai, on mõistagi vaieldav, ülimalt vaieldav ja alternatiivsetele tõlgendustele avatud. Lõpetuseks aga rääkigem auhindadest. Kui juba filmid on mängu toodud, siis ei saa me ilma Oscariteta. Või kuldsete palmioksteta, kuldsete aprikoosideta, kuldkarudeta, kuldlõvideta, kristallgloobusteta või isegi neitsi maalideta. Eelneva 3 aasta stsenaariumi kirjutasite te kõik koos. Te mängisite selle põhjal ära kõik pea- ja kõrvalosad. Te organiseerisite eriefektid ja kostüümid. Te võtsite selle asja ise linti, monteerisite kokku, helindasite ja paiskasite levisse. Sooritus oli tugev ja kui Ameerika Filmiakadeemia koosneks ainult minust, siis annaksin teile kõigile nominatsiooni ja kuldmehikese igas võimalikus kategoorias. Tänan enda ja kõigi teiste õpetajate nimel selle eest, et saime vaadata teie linateost kõige parematelt kohtadelt ning eriti selle eest, et aeg-ajalt olite te meidki mõnda tseeni sisse kirjutanud. Aitäh ja kõike paremat edaspidiseks! Nüüd siis aktuse kõige tähtsam osa, tunnistused. Lõputunnistuste kätteandmiseks palun lavale kooli juhtkonna. Väljavõtte Hugo Treffneri gümnaasiumi pedagoogilise nõukogu protokollist 20. juunist 2024. Päevakord 12. klasside lõpetamine. Ma palun lavale 12. A klassi ja klassijuhataja Aimar Poomi. Kooli lõpetab kuldmedaliga Miia Isabel Anibai. Kooli lõpetab kuldmedaliga Klaus Jõela. Kooli lõpetab kuldmedaliga Eva-Maria Raudsepp.
kooli lõpetab kuldmedaliga Maia Serv. kooli lõpetab kuldmedaliga Leen Vallikivi. kooli lõpetab hõbemedaliga Marten Lõhmus. kooli lõpetab hõbemedaliga Hedi Ploom. kooli lõpetab hõbemedaliga Annabel Rüütel. kooli lõpetab hõbemedaliga Markos Soodla. kooli lõpetavad Annette Annok, kiituskiri matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Ingrid Järve, kiituskiri vene keeles ja ühiskonnaõpetuses. Kirke Kisand, kiituskiri bioloogias, informaatikas, inimese õpetuses ja matemaatikas. Laura Kompus, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. kooli lõpetab Magnar Käärik. Artur Lauk, kiituskiri matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Lukas Lausing, kiituskiri praktilise töö eest. Gert Lelov, kiituskiri füüsikas, geograafias, informaatikas, inglise keeles ja matemaatikas. Emma Luht, kiituskiri inimese õpetuses. Ralf Paat, kiituskiri informaatikas. Nansen Palo, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Ivar Peeling, kiituskiri vene keeles. Elsa Puu, kiituskiri kehalises kasvatuses. Kaur Ruben Ragis, kiituskiri inimese õpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Rasmus Raie, kiituskiri matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Hans-Henrik Rebane, kiituskiri füüsikas, inimese õpetuses ja matemaatikas.
Kooli lõpetab Artur Ruul. Theodor Ruus, kiituskiri bioloogias, kirjanduses, kunstiajaloos ja usundiõpetuses. Kädi Rõõmus, kiituskiri inimese õpetuses. Markus Rüütli, kiituskiri inimese õpetuses. Ragnar Sarapuu, kiituskiri informaatikas ja inimese õpetuses. Maria Terep, kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Gerdo Timak, kiituskiri matemaatikas. Heidi Tõnisson, kiituskiri inimese õpetuses ja matemaatikas. Markus Tõnson, kiituskiri inimese õpetuses. Eleonor Tõrva, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Kooli lõpetab Christopher Robin Verev. Tregert Gustav Värv, kiituskiri inimese õpetuses. Kaheteistkümnendat A-klassi juhatas õpetaja Aimar Poom. Aitäh 12. A-klassile ja ma palun lavale 12. B-klassi ning nende klassijuhataja Indrek Pajuri. Kooli lõpetab kuldmedaliga Annika Aho. Kooli lõpetab kuldmedaliga Georg Kurjamaa. Kooli lõpetab kuldmedaliga Kirke-Linda Kuuse. Kooli lõpetab kuldmedaliga Katariina Ojaperv. Kooli lõpetab kuldmedaliga Carol Rand.
Kooli lõpetab kuldmedaliga Laura-Liis Rull. Kooli lõpetab hõbemedaliga Karoliina Enkvist. Kooli lõpetab hõbemedaliga Maria Jansons. Kooli lõpetab hõbemedaliga Triin-Elis Kuum. Kooli lõpetab hõbemedaliga Liisa Laugesaar. Kooli lõpetab hõbemedaliga Maria-Helena Lõhmus. Kooli lõpetab hõbemedaliga Elisa Theodora Sunts. Kooli lõpetab hõbemedaliga Joonas Teder. Kooli lõpetavad Elmira Fakrudinova, kiituskiri vene keeles. Kooli lõpetab Jürgen Küsson. Martin Hindre, kiituskiri informaatikas, inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Marvin Kask, kiituskiri informaatikas ja inglise keeles. Uku Mihkel Kolka, kiituskiri inimese õpetuses ja informaatikas. Kooli lõpetab Henrik Kreinin. Kaur Huko Käämre, kiituskiri informaatikas. Kooli lõpetab Orm Kaarel Kübarsepp. Kooli lõpetab Sander Lepik. Kooli lõpetab Jakob Läänemets. Mart Nikopensius, kiituskiri inimese õpetuses ja uurimistöö eest. Kooli lõpetab Robert Nirk. Mihkel Pauklin, kiituskiri matemaatikas ja kehalises kasvatuses.
Liisa-Viktoria Puurand, kiituskiri uurimistöö eest. Karl Pärn, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Kooli lõpetab Ragnar Reino. Karl-Jan Riisaar, kiituskiri matemaatikas. Kooli lõpetab Indrek Salo. Kristin Sõber, kiituskiri inimeseõpetuses. Kristjan Tiido, kiituskiri kehalises kasvatuses. Kooli lõpetab David Markus Trolla. Artur Türna, kiituskiri kehalises kasvatuses. Neleriin Vahelaan, kiituskiri inimeseõpetuses ja kehalises kasvatuses. Kaheteistkümnendat B-klassi juhatas õpetaja Indrek Pajur. Aitäh 12. B-le ja ma palun lavale 12. C-klassi ja klassijuhataja Ave Külteri. Kooli lõpetab kuldmedaliga Arabella Antons. Kooli lõpetab kuldmedaliga Mehka Kartau. Kooli lõpetab kuldmedaliga Lauri Kask. Kooli lõpetab kuldmedaliga Madli Maran. Kooli lõpetab kuldmedaliga Rutta Pärt. Kooli lõpetab kuldmedaliga Greta Roose.
Kooli lõpetab kuldmedaliga Annika Rääbis. Kooli lõpetab kuldmedaliga Sander Sarapuu. Kooli lõpetab kuldmedaliga Kertu Virumäe. Kooli lõpetab hõbemedaliga Kertu Hurbola. Kooli lõpetab hõbemedaliga Jaagup Konksi. Kooli lõpetab hõbemedaliga Liidia Helene Teder. Kooli lõpetab hõbemedaliga Iiris Tõnismaa. Kooli lõpetavad Iko Heero, kiituskiri inglise keeles, kirjanduses, vene keeles ja ühiskonnaõpetuses. Kris Kaspar Kalda, kiituskiri bioloogias, kirjanduses, vene keeles ja ühiskonnaõpetuses. Marie-Eliise Kanarik, kiituskiri bioloogias, eesti keeles, inglise keeles, kirjanduses ja prantsuse keeles. Vladlena Kontenko, kiituskiri vene keeles ja uurimistöö eest. Anna-Malena Kuris, kiituskiri inglise keeles, ühiskonnaõpetuses ja uurimise töö eest. Tristan Köhler, kiituskiri vene keeles ja kehalises kasvatuses. Lisette Laan, kiituskiri inimese õpetuses. Kooli lõpetab Joonas Aleksander Laipaik. Miia Marleen Lemetti, kiituskiri inimese õpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Sandra Liisbet Lilleste, kiituskiri praktilises bioloogias. August Lippus, kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja uurimistöö eest. Kooli lõpetab Sonja Nämi.
Anastasia Verško, kiituskiri usundiõpetuses. Anett Kaileen Peterson, kiituskiri inimese õpetuses. Carolyn Brits, kiituskiri bioloogias, inimese õpetuses ja uurimistöö eest. Joosep Pärnalaas, kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Joosep Rand, kiituskiri ajaloos, bioloogias ja ühiskonnaõpetuses. Rando Remm, kiituskiri ajaloos, bioloogias, praktilise töö eest. Kooli lõpetab Sonja Sareal. Sireli Sildnik, kiituskiri bioloogia praktikumis, usundiõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Anna-Viktoria Tammik, kiituskiri praktilise töö eest. Mari Tämm, kiituskiri kirjanduses. Kaheteistkümnendat C-klassi juhatas õpetaja Ave Külter. Aitäh 12. C-klassile ja ma palun lavale 12. D-klassi ja klassijuhataja Eve Paabi. Kooli lõpetab kuldmedaliga Ella-Cecilia Klaesson. Kuldmedaliga lõpetab Arlis Hunt. Kuldmedaliga lõpetab Annika Moppel. Hõbemedaliga lõpetab Laura Emilia Jõgi. Hõbemedaliga lõpetab Emma Kilmi. Hõbemedaliga lõpetab Hilda Laidmets.
Hõbemedaliga lõpetab Henn Jaagup Rooba. Kooli lõpetavad Arto Abroi, kiituskiri inimese õpetuses. Karl Romet Ainsoo, kiituskiri inimese õpetuses. Eliise Belov, kiituskiri inimese õpetuses. Jaan-Erik Halliko, kiituskiri ajaloos, inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Lilian Hindrikson, kiituskiri muusikaõpetuses. Kooli lõpetab Marit-Anette Huik. Lotta Kalberg, kiituskiri kirjanduses. Laura-Lotta Kartsepp, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Anna-Liisa Karu, kiituskiri kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja praktilise töö eest. Kaisa Kontkar, kiituskiri ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. Juhan-Martin Kull, kiituskiri ajaloos, inglise keeles, kirjanduses, usundiõpetuses, ühiskonnaõpetuses ja praktilise töö eest. Kooli lõpetab Roman Kurm. Johanna Lauringson, kiituskiri inimese õpetuses ja joonestamises. Miili Lippus, kiituskiri filosoofias ja ühiskonnaõpetuses. Markos Mõttus Asson, kiituskiri inglise keeles. Kooli lõpetab Ralf Niilus. Mette-Triin Otstavel, kiituskiri inimese õpetuses, kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja praktilise töö eest. Emma Pastak, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja praktilise töö eest. Rolando Põld, kiituskiri bioloogias. Adele Raidmets, kiituskiri ajaloos, prantsuse keeles, usundiõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Jana Sommermann, kiituskiri ajaloos, inglise keeles, inimese õpetuses, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses.
Aleksander Soorm, kiituskiri inimese õpetuses. Rebecca Soosaar, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Nelis Katriina Säre, kiituskiri bioloogias ja ühiskonnaõpetuses. Kärt Tõnissaar, kiituskiri inimese õpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Robin Virunurm, kiituskiri inimese õpetuses. Kaheteistkümnendat D-klassi juhatas õpetaja Eve Paap. Aitäh 12. D-klassile ja ma palun lavale 12. E-klassi ja klassijuhataja Toomas Jürgensteini. Kooli lõpetab kuldmedaliga Marja Järv. Kooli lõpetab kuldmedaliga Kertu Meerits. Kooli lõpetab kuldmedaliga Jan-Markus Metsoja. Kooli lõpetab hõbemedaliga Miia-Marta Miller. Kooli lõpetavad Klaara Erepuu, kiituskiri kehalises kasvatuses. Alessia Anna Kreesele, kiituskiri inimese õpetuses ladina keeles, prantsuse keeles ja vene keeles. Ivan Kleščin, kiituskiri inimese õpetuses, kirjanduses, kunsti ajaloos ja vene keeles. Kooli lõpetab Karoliina Krautmann. Lisette Kruus, kiituskiri kehalises kasvatuses ja praktilise töö eest. Tea-Liis Kube, kiituskiri filosoofias ja inglise keeles. Mark-Kaspar Kõnd, kiituskiri ajaloos.
Tristan Kõomägi, kiituskiri ajaloos. Kooli lõpetab Eerik Kääp. Gerda Lehis, kiituskiri bioloogias, inglise keeles ja praktilise töö eest. Kooli lõpetab Mona-Liis Miil. Kristina Mölder, kiituskiri kehalises kasvatuses. Karl-Markus Mütt, kiituskiri kehalises kasvatuses. Hella Hildegard Niitra, kiituskiri filosoofias, kirjanduses, prantsuse keeles ja praktilise töö eest. Emily Kristelle Pajupuu, kiituskiri ajaloos ja kirjanduses. Kooli lõpetab Henri Piisner. Helena Ploom, kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Kooli lõpetab Hubert Uku-Prank. Piibe Pree, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja uurimistöö eest. Kooli lõpetab Riinu-Maria Pungar. Kooli lõpetab Ralf Rasmus Raal. Kooli lõpetab Aleksandra Helene Rebane. Kooli lõpetab Nele Rihma. Kooli lõpetab Petra Räbin. Kooli lõpetab Kaisa Saan. Kooli lõpetab Robin Seppmaa, kiituskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Kooli lõpetab Sander Treumut.
Toomas Erik Vahtra, kiituskiri ajaloos, kirjanduses, usundiõpetuses, ühiskonnaõpetuses ja praktilise töö eest. Ja 12. E-ga on nüüd siis niimoodi, et sellel ajal, kui Toomas Jürgenstein riiki juhtis, pidi keegi ka ju klassi juhtima. Sellepärast me alustame hoopis tänuga kõigepealt Kristiina Punga. Ja nüüd 12. D-klassi juhatas Toomas Jürgenstein. Ja juhtkonna kõige viimane lilleõis läheb loomulikult ei kellelegi teisele kui inimesele, kes on kõik need 3 aastat jälginud ja vaadanud, et kõikidel oleksid hinded vähemalt 3, 4 ja 5. Ja selleks on loomulikult õppealajuhataja Aime Punga. Ja te lähete sealt poolt. Lastevanemate poolt kõneleb hoolekogu esimees Mart Laidmets, kes ühtlasi annab üle ka selleaastased Nauruse stipendiumid. Lugupeetud värsked Hugo Treffneri gümnaasiumi vilistlased, kallis koolipere ja külalised. Üks täna lõpetajatest hirtskas umbes 5-aastaselt mööda tuba ringi ja kui talle sai tehtud ettepanek äkki mõnda raamatut uurida või midagi teada saada, siis ta ütles, et ta teab juba kõike, välja arvatud mõned asjad dinosaurustest. Õnneks hummidel bioloogia viimasel kursusel käsitleti seda teemat põhjalikult. Nii et Hilda võib öelda, et tema teab kõike. Ja ilmselt varem või hiljem oma õpingute käigus Hugo Treffneri gümnaasiumis jõudsite ka kõik teise, kas ise teadmisele, aga igatahes te teate nüüd kõike. Ja jääb ainult neid teadmisi oskustega täiendada järgmistes õppeastmetes. Ja siis olete te võitmatud. Te olete tõesti saanud väga hea hariduse, aga teie õppimise aeg on olnud veidi eriline. Kõige alguses oli koroonakriis, järgnes sõda. Te seisite oma õpetajate kõrval streigi ajal. Tahan tänada õpetajaid, kogu kooliperet selle haridusime, Eesti haridusime hoidmise edasiandmise eest ja õppides nendest kriisidest
Kui tervisekriisiga sai maailm väga kiiresti hakkama, siis kuidagi eri osades hakati erineva kiirusega edasi liikuma. Euroopa on kuidagi väga vaikselt seda võtnud ja Eesti oma otsustusvõimekuselt üldse siin tagaotsa jäänud. Aga kui inimene on laulnud seiga karookel, siis ei kardad enam midagi. Ma tean, et paljud teist on seda teinud, nii et lootus on teie peal ja kohe päriselt. Raputage, nii et saaksime uuesti liikuma ja kohe päris kiiresti. Aega ei ole. Ja selleks, et see liikumine oleks kiirem, on mõnedele teist tõepoolest välja pandud ka Mauruse stipendiumid. Mitte ainult abiturientidele ja selle aasta lõpetajatele. Stipendiumi tegelikult paneb kokku vilistlaskogu. Kooli juhtkond teeb siis hoolekogule ettepaneku ning lõpuks selguvadki 6 õpilast, siis, kes selle saavad. Ning sel aastal saavad stipendiumi kõigepealt Arabella Antons. Marja Järv. Gert Lelov. Kirke Kisand. Anna-Malena Kuris. Anna-Malenat ma tahan tänada ka töö eest õpilaskogu esimehena ja hoolekogus. Ja Konksi. Jaagup on näide sellest, et ka härmakas võib saada Mauruse stipendiumi. Edu teile! Abiturientide poolt kõnelevad Annika Aho, Arabella Antons ja Miili Lipus. Tere, kallid õpetajad, lugupeetud direktor ja kooli juhtkond, armsad klassikaaslased ja paralleelikad, head vanemad, vanavanemad, õed-vennad ja muidu tuttavad. Mina olen Arabella loodusklassist. Mina olen Miili humanitaarklassist. Ja mina olen Annika reaalklassist. Me proovime täna suundade esindajatena rääkida terve lennu eest. Kindlasti ei jõua me kõike ära öelda, mis kõigil südametel, aga põhilise püüame siiski sõnadesse panna. Kui me 3 aastat tagasi Munga tänaval asuvasse koolimajja sisse astusime, mida kõik peavad Rüütli tänava ehitiseks, siis tundus, et ees on 3 pikka aastat. Oli väga raske kuulata neid õpetajaid ja 12-ndikke, kes väitsid, et need aastad mööduvad ühe hingetõmbega ning pidevalt kuulda manitsusi, et nautige kuniks veel saate. Irooniline on asja juures see, et sellel aastal sai minust see pistlit lugev 12-ndik, sest tõepoolest, need aastad on möödunud valguskiirusel.
Kui põhikooli vältel toimuvad suuremad muutused nii inimese välimuses kui ka reaalses arengus, siis gümnaasiumis muututakse eelkõige iseloomult. Hakatakse kogema midagi päris elulaadset. Muututakse iga kuuga küpsemaks, leitakse eluaegseid sõprussidemeid. Enim aga avaneb silmaring, sest nüüd lõpuks ometi minnakse õpingutega süvitsi. Ning see muutub kõik õpilaste enda mureks, sest skola, see viitaedissimus. Ma tahaksin loota, et tänastel lõpetajatel on tekkinud vähemalt kerekaimdus, mida enda edasise eluga teha tahta, kelle või mille jaoks õppida. Mis sest, et keegi ei jaksa enam vastata küsimusele, mis sa siis nüüd edasi teed? Aga ma ikkagi julgen loota, et nüüd, siin ja praegu me kõik usaldame ennast natuke rohkem kui 3 aastat tagasi. Seda kõne kirjutama hakates proovisime üheskoos mõelda, mis on meie gümnaasiumiaega suuresti iseloomustanud või mõjutanud. Kui meist vanemaid lende mõjutas väga tugevalt koroonapandeemia, siis meie koolielu oli muutumatu, nagu oleksime need 3 aastat mullis elanud. Ometi on maailm meie ümber väga palju muutunud. 2 järjestikusel aastal on alanud suured sõjalised konfliktid. Maailm on näinud väga palju õelust, kurjust ja ängi. Aga meie oleme elanud justkui omas maailmas. Peale ärevuse välisuudiseid jälgides ei ole meie gümnaasiumiaega miski seganud. Ometi on toimunud teatud muutused ka Treffneris. Meie ajal jõudis Treffnerisse esimene Smart tahvel, mille sai matemaatikaõpetaja Ave Külter. Nüüd, 3 aastat hiljem, on peaaegu igas klassis nutitahvel olemas. Olgu mainitud, et õpetaja Ülle Hüva sooviks ka endale ühte. Ning õpetaja Uwe Saar olgu valvel, sest varsti asendub etiketi õpetus Smart-tahvlit tutvustava kursusega. Meie lend oli ka esimene, kellel ei väljastatud enam paberkujul matrikleid. Ivan annetas viimase matrikli kooli muuseumile. Võib-olla oleme viimased, kes said teha eksami paberil, aga seda me veel ei tea. Tõe ja õiguse teises osas kirjeldatakse Mauruse kooli õpilasi järgmiselt. Keegi loikam istub kõveras, jalg põlvel ja mängib balalaikat. Ümber tema toimetamas erinevas vanuses ja väljanägemises ja riietuses poisse. Samasugused lood on ka meie lennuga, kui välja arvata, et Treffneris õpivad juba ammusest ajast õnneks ka tüdrukud. Kuid üldjoontes on jäänud asjalood samaks. Meie lend on kokku pandud igasugustest erinevatest tüüpidest. Täna siin meie ümber on igavesi füüsikuid, matemaatikuid, filosoofe, sportlasi, näitlejaid, väitlejaid. Putukahuvilisi, puuteadlasi, puuotsaronijaid, tantsulõvisid, bridžigeeniuseid, koolikeldri eksperte, koolikatuse asjatundjaid. Ühesõnaga, meie seas on igasugust kraami Saaremaalt, Tallinna ja Valgani välja. Ma usun, et see on üks põhjustest, miks vahetunnid Treffneris kestsid alati vähem kui tunnid. Teha oli lihtsalt nii palju. Vahetundide veetmise viiside järgi sai imeliselt ennustada inimese iseloomu. Oli neid, kes käisid terve aja ringiratast suure tüdrukute kambaga. Paljud käisid poes või kohvipausis. Arvan, et suuresti tänu meie õpilastele on kohvipaus majanduslangusega nii hästi toime tulnud. Oli neid, kes kadusid müstiliselt iga vahetund ning ilmusid tundi alles 5 minutit peale algust. Oli õpilasi, kes suutsid kõiksuguste õpilastega iga kell erinevat mõistujuttu rääkida. Igatahes andsid need vahetunnid Treffneri hinguse tunnetamisele palju juurde. Treffneri hinguse tunnetamisele aitavad kaasa ka juhtunud äpardused. Olgu selleks siis kogu aeg välja lülituv Smart-tahvel, õnneks on meil olemas Heivo Kikkatalo. Või olgu paharettideks trobikond õpilasi, kes lihtsalt jäidki oma hilinemise tõttu klassiruumi 136 ukse taha, ootama võimalust õpetaja Ülle Hüvale oma kiirest hommikust rääkida. Nalja saab ka väljaspool kooli, klassireisidel, kohati ka kohtades, kus võiks ehk mitte. Meenutades reaalklasside kannatuste rada Estonias või ketšupisaagat Rummus. Või mõelda näiteks õpilasele, kes alati esimesse tundi vähemalt 20 minutit hilines ja seejärel oma koerast Tõnust jahvatas. Ning teadmata põhjusel kõlasid kord ka nüüdseks emaduspuhkusel viibiva vene keele õpetaja tunnis onu Bella ma võtsin viina ja Peeter Oja ma võtsin džinni.
meelde jäävad klassikaaslase väljas käimised, et enda ninakanaleid elevandi moodi nuusates tühjendada. Ma olen siiralt üllatunud, et ta ei ole veel täna ukse taha läinud. Põhjus, miks garderoobi radiaatoril on rohelised värvinired, peitub selles, et paar mu klassikaaslast värvisid seal ristimise ajal enda küüsi. Ning meie klassi moodi oli ka see, et igasugused esinemiskavad tegime valmis viimasel päeval, aga vaatamata sellele kukkusid need alati välja fantastilised. Aitäh meie koolikaaslastele, kes on need aastad nii värvikaks teinud. Loomulikult ei saa vahetundide juures ära unustada ainetunde ning õpetajaid. Ma pole isegi teatris käies näinud nii värvilist paletti inimestest, kui seda on Treffneri õpetajad. Meie lend peale E-klassi oli viimane, kes sai tunda õpetaja Beieri mahlakaid tunde, uudistada tema kaasa võetud raamatutest pilte ning kabu hirmus küsida hästi palju küsimusi, et jumala eest klassi ette ei peaks minema vastama. Ma usun, et me kõik jääme mäletama neid imeõhukesi pruune pabereid, mis said tema töid tehes äärest ääreni täis kirjutatud. Ka füüsikamaailmas keerasime Treffneri jaoks lehte, olles viimased, kes lisaks praktikumidele said käia ka Madis Reemanni tundides. Võib öelda, et oleme seega saavutanud mitu võitu. Üks neist on vähevõitu. Täname teid intensiivsete füüsikatundide ja elutarkuste eest. Kust mujalt on võimalik õppida selle kohta, mitut sorti valesid on olemas ja missugune sortiment valesid sarnaneb miniseelikuga? Aplausi väärib ka meie armas Anett Pilman ehk Pullekas, kes meid Ramilda pärast küll füüsiliselt hülgas, kuid kelle hingus hõljub ikka veel igas kirjanduse klassis. Tema käe all kasvas kooli näitering ja temast paremat Tammsaare interpreteerijat on raske leida. Aga ma luban, et ükskord jõuame oma kultuuritundlikkuse ja soovitustega tema tasemele, kuigi see praegu paistab võimatu. Samuti läks meie juurest ära eelmisel aastal inglise keele õpetaja Katrin Ojaveer, kelle tunde meenutatakse kui rahulikke ja mängulisi. Usun, et keegi ei unusta tema elegantsust ja peent stiilitunnet. Katrin Ojaveer kuulas alati huviga ettekandeid ning tundis siirast huvi maailma asjade vastu. Aitäh teile! Loomulikult tahame tänada ka õpetajad, kes meiega jäid. Teie kirg on miski, mis inspireeris meid iga päev. Teie teadmised on need, mis tõukasid meid üha enam end ümbritsevat maailma uurima, et olla täisväärtuslik vestluspartner. Teie hoolivus oli see, mis kindlustas tunde, et suhtute meisse kui eraldiseisvatesse isikutesse, mitte pelgalt tühja kohatäitjatesse. Et me tähendame ka teile midagi. Õpetajad, me teame, et teie töökoormus on hiiglaslik. Te teete nii palju rohkem, et ma lihtsalt vaatan teid ja mul kukub karp lahti. Me teame, kui isiklikult te peate meile lähenema ning kui palju te endast annate, et meie jaoks olemas olla. Me teame, et te peate ka ajaga kaasas käima ning iga päev end täiendama ning kuidas iga kooliaasta toob välja uued väljakutsed. Kõike seda teades hindame teid veel rohkem ning oleme leebelt öeldes hämmelduses, kuidas te kõige selle keskel suudate veel jääda tunnis enamasti rahulikuks ning keskendunuks. Teie pühendumus on aplausi väärt. Aitäh teile õpetajad ning loodame, et meie lend leiab ka ühe kambrikese teie südametes. Täname ka oma kodus tagalat, et olete meie kooliteed turvanud ja toetanud. Ka lõpp on kätte jõudnud. On aeg oma mull lõhkuda ning sukelda elumere lainetesse. Või siis Jim Molinovski sõnu kasutades. On aeg paras, et hakata jälgi jätma. Süttida põlema või astuda vasakule. Alustada midagi või hakata maha jätma. On aeg paras, et hakata jälgi jätma. Loomulikult oleme me kõik hirmul ning ebakindlad tuleviku osas, kuid on koht, mis alati on olnud liialt kõrge. On aeg, mis kunagi ei ole päris küps. Loomulikult pelgame me kõik elumere kõrgeid laineid, mis võivad meid uputada või hoopiski laineharjal upitada ning kaunisse randa kanda. Me keegi ei tea seda veel. Aga hetkel kõige olulisem on iseendasse uskuda, sest rabades raevukalt lukkusid valla, all pikse ja kõue, all õnne tähe, seotud silmi ning palja jalu, puhates hinge, nautides valu. Põrgusse kõik. Taevas on langenud, elagu võit.
Tänane võiks olla ideaalne, kui vaid kaaslased, kellega alustasime veel meiega oleksid. Aga nad on siiski osake meist ja nii see ka jääb. Aitäh! 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 Ja meie aktus hakkabki lõppema. Jagan natuke informatsiooni selle kohta, mis siis pärast aktust toimuma hakkab. Ehk siis lõpetajate õnnitlemine toimub järgmiselt. 12. E-klass Vanemuise teatrimaja ees, 12. D Shakespeare'i terrassil, 12. C ja 12. B Tartu Ülikooli raamatukogu ees ja 12. A-klass kontserdimaja ees istuvas muusikuskultuuri juures. Nüüd, kuna me oleme ajakavaga natuke maas, siis ma arvan, et umbes 10 minutit peaks edasi lükkama pildistamise ajakava. Ehk siis klasside pildistamine algab kell 14.00 tähestiku vastupidises järjekorras Hugo Treffneri ausamba juures Üleöö pargis. Kõige viimasena tehakse ühispilt kõigist medaliga lõpetajatest. Õppenõukogu pildistamine on siis kell 13.50, samuti Hugo Treffneri ausamba juures. Lõpupidu koolimajas algab kell 19.00. Nüüd aga lõpetab aktuse meile juba tuttav abiturientidest koosnev bänd, esitades sedapuhku Ruja õunalaulu. Käib läbi suve aedade üks küpsemise laul. Siin hernes küpseb kaunades ja varre otsas õun. Laadva õunanassi, see on kasvada, kui ei käi ringi pea ja pole hirmu alla kukkuda. On puude juured mulla sees ja juurte sees on jõud. Ja jõud on päikses vihma vees, puid jõuetuks teeb põud. Laadva õunanassi, see on kasvada, kui ei käi ringi pea ja pole hirmu alla kukkuda. Eks hernes tuba ju kaitse taga on, kuid varre otsas on küpsemas õun. On õunal süda ja seemned seal sees, kas saimab süda, mis teekond on ees. Ei olla suuda iga mees, siin ilmas laadva õun. Jääb seemed tooreks südames, kui huulil vale laul. Laadva õunanassi, see on kasvada, kui ei käi ringi pea ja pole hirmu alla kukkuda. Eks hernes tuba ju kaitse taga on, kuid varre otsas on küpsemas õun. Ja kuuled käivad ja sasivad puid ja kuskil ootel on linna täis suid. On õunal süda ja seemned seal sees, kas saimab süda, mis teekond on ees. Ja kuuled käivad ja sasivad puid ja kuskil ootel on linna täis suid. On õunal süda ja seemned seal sees, kas saimab süda, mis teekond on ees. Ja kuuled käivad ja sasivad puid ja kuskil ootel on linna täis suid.
Lõpp. Ma palun kõigil lõpetajate väljamarsiks püsti tõusta.